Rasmus, sina oled näituse Veealuse teekonna jätke siis idee autor ja kuraator. Et kus sa tulid siis sellise idee peale teha selline veealune näitus? No eks tegelikult see idee algas juba natukene varem kui nüüd sellel aastal, et me oleme siin pikki aastaid käinud sukeldumas ja sõber fotograaf Valdur Maibach, kelle tööd on nüüd seekord osaliselt eksponeeritud. Tal oli kõva kätte peal nagu väga palju pilte ja sai sellest räägitud ja kuidagi siis mõtlesime selle idee nagu üles ja mõne kuu pärast teostasime, et miks see idee nagu põnev oli see, et ma uurisin natukene ja sellisel kujul, nagu meie seda näitust teeme, ka esimesel aastal tegime ja seekord teeme, ei ole kuskil mujal maailmas varem näitust vee alla viidud või ütleme siis üldse kunsti. On tehtud erinevates formaatides, basseinides on olnud pildid, on olnud skulptuurid sügavamal vee all sukeldujatele, aga selliselt nagu meie seda teeme, ehk siis see on nii snorgeldajatele, sukeldujatele, kui tegelikult me käisime praegu parvega siin vee peal hommikul seda näitust vaatamas ja tegelikult on need vee pealt ka näha. Et loomulikult sukeldudes saab seda kõige paremini teha, aga kuna nad asetsevad sükse paari meetri sügavusel vee all, et tegelikult kui sa paned maski ette või paned telefoni lihtsalt vee alla veekindla, siis loomulikult, et siis saab neid ka täitsa vaadata. Ehk see Veealuse teekonna jätk sündis siis järjena sellele esimesele näitusele ja inimesed võtsid selle toredasti vastu ja tundus, et see rännak ei ole veel läbi, et see vajab nagu jätkamist ja seekord siis lisaks Valduri fotodele on eksponeeritud Lauri Haaveli graafilised tööd, mis on väga omapärased ja ainulaadsed ja lisaks siis veel Ants Sterni veealused fotod, mis on tehtud väga suures osas siis Islandil vee all ja jää all, et natukene nagu teise nurga alt, et see ongi natuke nii-öelda, et näidata asju veel natuke nagu nii-öelda vinti peale keerata, et ebaharilikult, et oled siin kuskil rummus suvel ja vaatad Islandis jää all tehtud fotosi. See sukeldumine, ma tean, see on osade jaoks on see eneseületamine, aga me teeme seda iga päev ja tegelikult sukeldumisega saavad kõik inimesed hakkama, kui kes meie juurde tulevad ja soovivad vee alla saada. Et vastu tahtmist kedagi ei saa vee alla viia, aga kui sul on soov olemas, ma kardan meeletult, siis need asjad me lahendame ära, et see on meie igapäevane töö põhimõtteliselt. No siis selle saame samuti järgi testida ja eks me siis pärast anname oma emotsioonid, aga ma siis lõpetuseks uuriks, et miks üldse Rummu? Miks just siin see näitus teha? No Rummu on Eesti parim sukeldumiskoht ja mõnes mõttes paljudele ka ainukene koht. Loomulikult on neid erinevaid järvesi ja mitte väga kaugel siit on ka meri, aga need tingimused on soosivad. Tegemist on mageda veega, hea nähtavusega veekogu. Veetemperatuur on ka suvekuudel siin üle 20 kraadi, et hoiab stabiilselt, aga võib-olla just see, et siin on õige sügavusega koht. Lisaks on see ju eramaa, et siia saab selliseid asju püsti panna ilma kuskilt lubasid taotlemata ja nähtavus. Et nähtavus on sukeldumisel üks olulisemaid asju ja Rummu pakub seda ikkagi, ütleme, piisavalt head, et selliseid asju ette võtta. Et jällegi, peale sukeldumist te ise ka näete, et me tegime hommikul tiiru ja nähtavus nüüd läheb järjest paremaks ja tegelikult õige see sukeldumisooeg algabki alles peale jaanipäeva. Ja kuni siis septembri keskpaigani umbes on selline nagu Eesti sukeldumissuvi. No igal juhul väga põnev ettevõtmine ja lähme siis vaatame üle, kuidas meie selle sukeldumisega hakkama saame. Usun, et saate hästi.
me oleme sukeldumas tagasi, et tegelikult kohe alguses ei läinud kõik nii roosiliselt, et pärast seda, kui me olime vette läinud ja ma panin esimest korda nagu pea vee alla, et siis harjutada seda hingamist, siis ikkagi lõi väikse paanika sisse, pidime korraks tagasi pinnale tulema, aga instruktorid ikkagi juhendasid väga ilusti ja läksime tagasi vee alla ja siis märkamatult liikusime aina sügavamale, et lõpuks me käisime vist 2 meetrit või natuke rohkem sügavusel ja veetsime seal selline 20 minutit. Et tegelikult siin on ka võimalus minna sellise mahajäetud maja sisse, et sinna me seekord ei jõudnud, et ikkagi oli selline esimene sukeldumiskogemus, et tõesti ei ole kunagi nii sügaval vee all käinud, nii et see oli seda ägedam, et sai samal ajal ka ilusat kunsti vaadata.